videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios, kus meiega viibime kõiges oma tões ja vaimus, mille kohta võib öelda, sa kurivaim või see ei ole nii, mis on palju õilsam ja õnnetum hõiskamine, sellepärast et need, kes teavad, et see ei ole nii, need ju kaudselt süüdistavad meid valetamises, olgu siis saatekülaline kes tahes ja kuna nad on absoluutselt targad, siis võib nende absoluudis ise kahelda. Aga olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust. Raske on, aga kurat võtku hakkama saame. Olge te tänatud. Täna meil, võite ju aimata, kes on stuudios, ei keegi muu kui välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Ja seega võibki alustada kohe küsimusest, Andres. Mis sa oled välja uurinud? Tegelikult tere kõigepealt muidugi, aulikud. Tundub, et Einsteinil või Einsteinil, ükskõik kuidas soovite, oli ikkagi õigus, kui ta rääkis lõpmatusest ja seda siis maailmaruumi ja lolluse puhul, kus juures esimese puhul polnud nii väga kindel. Esimese puhul oli see, et eks need ruumid ja värgid ja ikkagi tahad või ei taha, tundub, et suletud ökosüsteem, nii et on nagu on. Aga ma olen paratamatult kõnnid mööda linna ikkagi korraks nina välja pistad ja otse kohe vaatavad sulle vastu mingisugused plakatid. Kohalikud valimised on tulemas ja eks siis igaüks punnitab kõigest väest, et sinna volikokku ikka pääseda, äkki saab veel mingisuguse töökoha, äkki saab mingi eriti hea töökoha ja äkki pääseb isegi mingisuguse pumba juurde. Ja vähetähtis ei ole ka see, et äkki pääseb mingi ametikoha peale, kus ma nüüd talle siis alles näitan, kas keegi, kes kunagi midagi tegemata jättis, omast arust või valesti tegi või liiga tegi või kuidagi muud moodi. Igal juhul, eks see motivatsioonisüsteem ole igal ühel erinev ka, miks just punnitatakse. Paljud ma arvan, et on lihtsalt ära räägitud sellisel viisil, et tule ka meie nimekirja, et muidu tuleb see, või midagi taolist. Just nimelt see ongi nagu liikuva panev jõud, et saaks kellelegi kätte maksta millegi ees, kas või ennetavalt kätte maksta. Aga huvitav on selle juures see, vaata neid loosungeid või neid hüüdlauseid. Ja tekibki küsimus, mis peab olema inimesega juhtunud, et ta just niimoodi hüüab? Keda kõnetab näiteks niisugune kaks nägu ja siis on seal juures kiri. Tallinn vajab parimat juhtimist. Ahah, vot ongi. Oota, mida see meile ütleb? Parimat. Aga näiteks, Sonda? Vaata. See ei vääri siis või mismoodi või kiviõli või siis, mina ei tea. Nende kohtade kohta on jälle loosungid, et vajab muutust, Mõmmküla vajab muutust, see Munalaskme vajab muutust, kõik vajab muutust, aga ja siis teie kahekesi nüüd muudate või? Siis kuskilt torkas silma parem Nõmme. Mis siis on vasak Mustamäe või? Ei, parem Nõmme kui Mõisaküla? Jah. Võib-olla küll. Uskumatu, aga vaata, siin on üks niisugune konks juures, et laias laastus, tuleme nüüd selle 4. tööstusrevolutsiooni juurde tagasi, mille Schwab maailma ette laiali suisa laotas, aga keegi vist ei viitsi lugeda. Aga tasuks lugeda. On asutud inimese hinge kallale ja selle hinge muutmise kallale ja vaimuteravust, see tuleks üldse ära kaotada.
tuleb viia see mass sellise tasemeni, et talle need ülimalt, ma isegi pakuks välja totrad loosungid, midagi ütlevad, kuidagi kõnetavad, kuidagi armsad tunduvad ja mis paneb sind selle või teise või kolmanda, neljanda seltskonna eest oma häält andma. Herr Blairi, see on tema kodaniku nimi, Orwelli uuskeel kirjeldab täpselt seda sama, et häälitsuse peale on sul üks ja ainuke reaktsioon. No vot, hiljem kontrollisin noorte peal. Päris hämmastav oli. 16–18 olid noored inimesed, ligi 20 tükki ja mitte ükski ei saanud naljast aru. Mitte ükski. Püüdsin kuidagi järje peale aidata, vaadata mind juhmi näoga, et mida asja ma nüüd püüan neile selgeks teha. Ma räägin siin juures selle loo ka ära, mida ma neile ette kandsin. Jutt oli eesti keele õpetus. Ja huumor on teadupärast ja satiir on üks lisavõimalus, lisanägemisnurk maailma mõistmiseks ja sellest arusaamiseks. Selleks peab olema fantaasia, võime analüüsida ja sünteesida, näha asja õigel taustal. Jah, võt, no nii. No ma püüan, katsetan sinu peale. See on muidugi läbikukkumisele määratud, sa saad sellest otse kohe aru, aga pakume siis kuulajatele, vaatajatele välja. Keegi meesterahvas seletas sõbral, et tead, naine leidis kodust magamistoast vist, leidis ämbliku. Aga ta on selline väga hella iseloomuga ja ütles mulle, et ära löö seda ämbliku maha, viida parem välja. No ja ma viisingi. Käisime pubis ja võtsime paar õlut ja rääkisime natuke juttu ja tuli välja, et ta on võrguinsener. Ämblik. Ja ei jõudnud kellelegi kohale. Ei saa aru. No siin tead, kui selle tausta peale mõelda, et naine palub võrguinseneri ära viia magamistoast. Ja viisingi, viida välja. Ma viisingi ta välja. Läksime pubisse aga ei jõua kohale. Siis ma vaatasin, et võib-olla tõepoolest lähevad peale ka nii-öelda peale ja muutuvad ülimalt armsaks igasugused sellised loosungid, mida praegustel plakatitel praegu õige ohtrasti leida võib ja neid lugeda. Vaata, need loosungid suuresti. Mul on nimelt siukene õnn ja rõõm, et kuskil, ma ei tea, 15-aastaselt, 16-aastaselt sain ma Alma Vüü all koerte üldressuuri paberi ja mul tekkis juba siis selle kena naisterahvaga, kes meid koerte hingeelu ja juhtimisega kurssi viis. Diskussioon teemal, et mida tähendab koera jaoks käsklus või häälitsus fuu. See on kustuta kõik, mis enne seda oli, aga kuidas vaene loomake seda tegema peab? Asub, vajutab nupule delete. Mis asjaga, kuhu, mida ta teeb? Ei praegu on niimoodi. Oota, tegelikult siin peaks nüüd sekkuma loomade heaolu selts otse kohe. Kas see, kes, ma ei tea, 2 kuud on kuulutanud, et Urmas Kruusele 39 häält on ikka puudu, tema võitleb kärvavate kanade vastu, Urmas kanad kärvavad, Kruuse on nende maskott või maid. Toon sulle näite. On vaja täita mingisugune riiklik ametikoht. Mingisugune ju saladus ei ole see, kuidas meil seda siiamaani tihti peale, ma ei ütle, et see alati niimoodi on olnud, aga tihti peale on tehtud. Oli vaja riigisekretär ametisse panna, teatud inimene. Muudeti seadust, muutus otse kohe vastuvõetavaks, kõik igasugused andmed klappisid ja palun väga, riigisekretär saigi platsi, tehti. Kas mingi... Ja kujuta ette, et nüüd kuskile riigiametisse kandideerib šimpans.
no ja siis see nüüd, oleme ausad, ei ole minu idee ega minu võrdlus, see on kadunud Anto Raukaselt pärit. Akadeemik. Akadeemik, tean. Ja täiesti õigustatult akadeemik ja tõesti tark inimene. Aga šimpans, paneme selle. Just praegu abstraktselt mõtleme mingisugune riigiameti juht. Ja seal kandideerisid veel igast Urved ja Tõnud ja ei. Ja siis hakatakse uurima, aga miks šimpans pandi. Ja siis tulevad igasugused inimesed välja, kes ütlevad, aga ta on alfa-isane. No ja küll nüüd enam ei ole isaneid ole, aga ütleme, esiteks ta on määramatu sooga ja teiseks on tal suurepärane ja pikaajaline karja juhtimise kogemus. Tähendab, kuidas sai seal hakkama niisuguste tohmanitega, nagu need šimpansid on, siis inimeste puhul on ju see asi palju lihtsam. Ja miks ei võiks ta siis juhtida mingisugust teenelist kollektiivi, kes võtab meil vastu parasjagu riigi eelarvet või tegeleb mingite muude küsimust? Just nimelt, šimpans on täiesti võimalik vastu võtma. Ja. Igasugu kamara juras. Absoluutselt. Pole sugugi paha. No tuletame siin meelde, ma kirjutasin isegi, muide see klapib siia väga hästi. Siin oli Imre Kaas kirjutab, Desiree Mummi hüppe Riigikogu esimehe büroosse. Matsirahva seas läksid lahti ilkumistalgud ja labasuse laulupidu. No siin kõigepealt pannakse ennast sellest matsirahvast kõrgemale. Ja, nemad. Nüüd tuletame meelde, kuidas Imre Kaas ise sinna kommunikatsioonijuhiks Terviseametisse sai. Omavahel öeldes ta tegi selleks vägevaid pingutusi ja näitas end ideoloogiliselt väga õigesti. Ja kuuldavasti tegid ka pereliikmed selle jaoks väga palju. Nägid vaeva, et võsuke olgu pealegi sellega, kuidas on. Küsimus on, nüüd kui konkreetseks ja tõsiseks minna, siis kas Imre Kaas ei ole lugenud avaliku teenistuse seadust? Seal muide on niisugune asi, et avaliku teenistuse kohad täidetakse konkursi korras, kas paragrahv 18 vist või midagi? No jaa, aga kui konkursi tingimustes on näiteks, et võt sellele kohale sobib see inimene. Jaa, näiteks selle koha peale sobib konkursi korras see inimene, kelle eesnimi on Andres ja perekonnanimi on Raid ja kindluse mõttes kaalub nii palju ja prillid on nina peal ja müts on peas. Jah, ja võt niisugune kõlbab ainult. No ja kuidas, ma mäletan palun väga, mingid korruptsioonikomisjonid on meil ja igasugused muud asjad on. No aga sinna on samamoodi pandud jõmmid paika. Ma mäletan, kuidas meil praegune justiitsminister, kes üks ämber ajab teist taga, alates karjääri algusest. Kuidas ta järsku sai omamata juriidika alal bakalaureust isegi otsekohe magistrisse rändas. No tal on sügav sihelmine. Võeti vastu. Mina kirjutasin avalduse, palun väga, ma tahtsin kontrollida, et palun võtta mind vastu magistratuuri. Kraadid ja kõik on olemas, aga tõsi küll, mitte juriidikas. Selle peale öeldi mulle, aga teil juriidika pakat ei ole. Uurisin, aga palun esitada dokumendid, mida näiteks praegune justiitsminister sisseastumiseks esitas. Aga need on kaduma läinud. Issand, kutsus ära. Ei ole säilunud. Ja siis räägitakse tõsise näoga midagi korruptsioonist, kuidas inimesed saavad, kuidas nad ei saa, kuidas nad järsku osutuvad nendel positsioonidel olevateks ja kuidas üldse mingid positsioonid luuakse. Te võtke inimest, mingisugune suvaline riigiasutus ja hakake sealt näpuga järgi vedama, missugused on ametinimetused. Oi, seal on ju omanikud juba. Jah, teenuse omanikud ja igasugused. Midagi taolist, igal juhul ametinimetus ei peegelda ühestki otsast seda, mida see inimene tegelikult teeb, aga võib-olla see sellepärast ongi, et kuna see inimene midagi sisulist ei teegi, vaid on
ametitoidu ja muudes ahelates kindlalt sees, siis nii ongi ette nähtud. No aga tal on kaitsefunktsioon, et sinusugused sinna ei pääseks. No vot, just nimelt. Aga olgu. Paradigma muutus on toimunud. Mis see? Paradigma muutus. Ja Proosi. Toomas Toomsoo, no jälle valimised on tulemas ja seoses sellega. Miks ravime haigusi, kui võiksime hoida tervist? Tervist hoida, see on muidugi tegelikult väga hea ja väga arukas, mõistlik üleskutset. Loomulikult see ennetav tegevus on igal juhul parem, kui pärast tagajärgedega tegelda. Nõus, aga nüüd on siin üks pisikene jupp. Miks ravime haigusi? Vaata, haiguste ravi on täiesti mõttetu tegevus. Ravida tuleks inimesi ehk patsiente. Seda kindlasti, aga eks ta läks siin traditsioonilise väljendusega. Mis sest, et ja küll, nüüd keegi võib öelda, aga kõik ju räägivad niimoodi. Muidugi, 1 miljon kärbest ju ei saa eksida, kui nad kõik ütlevad, et sõnnik on väga maitsev. Õigus. Haigusi ei ole mõtet ravida. Täpselt samamoodi nagu koolides. Ei ole mõtet õpetada keemiat, füüsikat või emakeelt. Ei emakeel, keemia ega füüsika ei õpi mitte midagi. Õpetada on mõtet õpilasi. Ja samas ise õppida ka muidugi. No jah, kui sa ravid haigus, siis haigus kogub jõudu. Kogub jõudu, muutub terveks ja murnab su lõpuks ikkagi maha. Aga kui seda räägivad tohtrid, ma saan aru kuidagi, igapäeva kõnepruugis, see, et teda laialt tarvitatakse, ei tähenda seda, et võikski nii tarvitada ja see võikski norm olla. Ei, see on puhas deviatsioon ehk kõrvalekaldumine normkeelest. Ravime ikkagi patsiente ja õpetame õpilasi. Ja see on muide ohtlik samm veel selle poolest, et kui me hakkame... Kui professionaalsed meedikud hakkavad nimetama haigusi rahvapäraste nimedega, ei pruugi nad üksteisest enam aru saada. Kui ikka tuleb Kenarerra Konorröö asemel, no siis on raske. No, jah. Kirjapildist ärme räägimegi. Oi, sellest jah. Nii, aga Kristina Kallas valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos. Loen maha. Valitsus tahab keelata muudatustega keeleseaduse eelnõus võõrkeelte dubleeritud filmide näitamise. Lastele jääb dubleeritud filmide näitamise võimalus alles. Kõigepealt keelatakse ära. Siis luuakse erand. Siis need võid. Siis see esimene lause ei pea ju paika. Nii, aga lähme edasi. Nüüd, ja küll, see on väike nüanss. Aga see näitab, et Kristina Kallas, ma ei tea, kas ta mõtleb vene keeles ikka või? Jaa, raudselt. Kui ta esimese hooga midagi ütleb, siis... Jah, ta tõlgib vene keelest käigu pealt. Kodukeel on vene keel ju. Nii ta ütleb, korrastame kinodes näidatavate filmide keelekasutust. Filmidel on keelekasutus siis. No hea küll. Vastavalt keeleseadusele võõrkeelte dubleeritud filmide näitamine on kinos lubatud vaid lastele. Ja nüüd täiskasvanute filmid on subtiitritega ja ilma dublaažita originaalkeeles. Täiskasvanute filmid on mis filmid? Jah, ma tean, kuidas kasutatakse terminit täiskasvanute. Täiskasvanute filmid on porno. Ja need on siis subtiitritega ja ilma dublaažita, no ähkimine, puhkimine on originaalis ja originaalkeeles. Vot niimoodi. Nii ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas valitsuse pressikonverentsil. Palju ta ise neid vaatab, neid täiskasvanute filme? Et ta nendest teab. Need. What makes her tick? Mis pani ta seda Ei tea. Aga mingisugune... Kust tuleb siukene mõte, et
alla 16 on niimoodi ja pärast 16 peab olema kõik selge. Ja porno on dubleerimata. Nii, kuule, aga Varro Vooglaid vaidleb Riigikogus kapo briifingu kuulamise õiguse üle. Teda ei lastud sinna Riigikogu komisjoni istungile, kus kapo tegi briifingu ja Varro Vooglaid ei olnud sellega nõus. Me ei anna siin hinnangut, kas oli õigus või ei ole õigus või midagi, aga seal tuli üks termin välja. Maris Lauri, kes on ka tuntud oma ebaõnnestunud lausekonstruktsioonide ja mõtete ülimalt hägusa esituse pärast. Ehmatavate ütlustega. Oi. No ta juhtis tähelepanu, et Varro Vooglaiul puudub teadmisvajadus. Ütle, kas sul on teadmisvajadus selle koha pealt, et 2 + 2 on 4? Auf Estnis, see peaks olema uudishimu. Ei, kas sul on vaja teada, mis Riigikogus toimub näiteks? Sul, Margus Lepal? Kardetavasti on. Kui sa oled ühiskonna liige, riigi kodanik ja sul on säilinud kodanikuks olemise niisugused põhitunnused. Tõsi, mind võib karistada selle eest, et ma teenisin aega Nõukogude armees. Sul ei ole vaja teada. Teadmisvajadus puudub. No, mis asi see on? Leiutatakse mingisuguseid termineid ja pärast hakatakse seda sisustama täiesti omavoliliselt. Või kuidas parasjagu tundub, või kõige tavalisemalt, kuidas hetkel vaja. Liebe Freund, aga selle jaoks võetaksegi palgale sisuloojad. Kui kott on tühi, tuleb sisulooja, loob selle sisu täis ja... Vot just! Niiviisi. Tähendab, kõik need 100 aastad on jõuluvana oma kotti täitnud. Tänu sisuloojatele. See on loonud koti sisu ja sealt tulevad kingitused. Väga hea. Erakondade Vox Populi. Ilmar Raag ütleb, kas oleme oma tahte kaitsmiseks valmis tõsisemaks konfliktiks? Stopp. Oma tahte kaitsmiseks. Mul on tahe ja ma hakkan seda kaitsma või mis? No, saan aru, et mina ei saanud aru, mida see on. Tahte kaitsmiseks valmis tõsisemaks konfliktiks. Mida ta ässitab? Vaidluses ei selgu enam tõde. Tõde selgub löömingus. Ta pidi kommunikatsiooniekspert olema. Ta peaks olema eriti selge, eriti arusaadav, eriti mõistetav ja seda mitte ainult igasugustele niinimetatud tippudele, vaid ka täiesti kõik. Ta peaks olema eriti juriidilise, eriti kõrgharidusega ja muidugi suure elegantse sõnavaraga. Aga tuleb välja, kas siis sellist isikut on võimalik pidada eksperdiks, on hoopis teine küsimus juba. See on propagandist. Jah. Vaat just nimelt. Aga meil on need 2 asja põhjalikult segamini aetud, aga olgu pealegi. Me lihtsalt pöörame sellele tähelepanu, me ei kiida heaks ega ei tee maha tasa, me lihtsalt... Tuvastame olusid. Jah, tuvastame olusid ja katsume kaasa aidata sellele, et meie eesti keel, kõneldav eesti keel, kõlaks ilusamalt, selgemalt. Oleks võimalikult paljudele mõistetav. Üheselt mõistetav. Nii, Kari Raagma ütleb, teeme mõisatest kogukonna ja innovatsioonikeskused. Kas see tähendab seda, et siis me tuleme mõisa kokku, mujal me ei suuda midagi välja mõelda, aga kuna asja nimi on nüüd keskus, siis me tuleme sinna ja hakkame innovatsiooni välja mõtlema. Innovatsioon. See on vana asja kasutamine uut moodi. See, mis vanasti oli haamer, on nüüd kruvikeeraja. Tegelikult
klassikalises tähenduses innovatsioon puudutab protsessi, midagi tehakse teistmoodi. jah. Aga noh, kogukonnakeskus, kui seda kogukonda, no võtame mingisuguse mõisa, mingit kogukonda seal enam ei ole. Nüüd teeme, kes see teeb? See, kellele rahavood suunatakse. No, see paneb need uksed kinni ja ehitab aia ümber ja ongi kogu su kogukonnakeskus. No ei saa ju iga matsi mõisasse lasta. Ei, seda muidugi. Nii, aga keegi Marika Laurik ütleb niimoodi, aga muide päris täpselt on tabanud. Eesti haridust juhitakse mõttesähvatustega. No Eesti haridust muidugi ei juhita. No jah. Ütleme paremal juhul hariduselu või haridusprotsesse või kuidagi taolist. Neid on võimalik juhtida, aga haridust kui sellist juhtida ei ole võimalik. Aga mõttesähvatustega, muide mõttesähvatus, ta on, ma ei tea, kas ta meelega või kogemata, aga mõttesähvatus võib ju olla igasugune. Jaa, oi. See võib olla ehitame üles, või siis, et jätame selliseks nagu on. Või plõks viima löönda raisa maha ja kadub see sähvatus. Teeme maa tasa. Nii, praeguse haridusministri peas on lausa tulevärk, üks sähvatus pole kustunud, kui juba leidetakse uus. Aga see on tal küll täpselt paika pandud. Ja see kirjeldus vastab tegelikkusele 101%. Elektrivärgis, tead, kui juhtme otste vahel on sädelus, see ennustab halba. Jah, see näitab, et on pluss ja miinus ja elektrimolekulid liiguvad. Elektrimolekulid muidu ei teakski, et on olemas, aga kuna meil peaminister ütles, et on, no ju siis on ja kes julgeb talle vastu vaielda või temaga mingisugusesse konfrontatsiooni, ükskõik milles astuda. Niimoodi. Ahaa, siin räägitakse sõltumatusest, et tagada sõltumatus. Ja siis mul üks huvitav kohtumine vanema härrasmehega, kes ütles, et oota, mis sõltumatusest te räägite? Nii sõltuvat inimest nagu praegu 100 aastat tagasi te ei kohanud. Kujuta ette, kui praegu näiteks võetakse ära elekter. Elekter lihtsalt, mis inimene teeb? Pangast raha ei saa, taskus ei ole. Selleks tuleb lugeda Eesti Energia kunagist kriisiteemalist suuremat teost, kus on prognoositud, mis hakkab juhtuma 1., 2., 3. päeval, millal on vaja juba. Sa oled sõltuv igast asjast. Transpordist. Sa oled sõltuv rahaautomaadi olemasolust. Sa oled sõltuv 1000 asjast. Lõigatakse sind sellest võrgustikust välja ja abitumat olevust, kui see praegune inimene, ei olegi olemas. Sa võtad talt nutiseadme ära. Vaata, kui ühistranspordis. Nutiseade on mitut pidi hea. Üks asi on, see võimaldab sul sukelduda sinna nutitelefoni või mingisse muusse nutiseadmesse. See võimaldab mitte märgata mõnda vanemat inimest või siis invaliidi, kellele võiks muidu istet pakkuda. Kusjuures see vist ei ole enam üldse aktuaalne, kellelegi iste pakkumine. Ei tohiks olla küll. Ei, see ei ole üldse enam küsimus. Või et lased kellegi enne bussi või annad käe, aitad maha või kuidagi moodi. See ei ole üldse enam vist küsimus. See võib isegi ohtlik olla, arvatakse, et ahistaja. Aga võib-olla, et ahistaja ja parem on, kui ei näe, ei kuule ja muidugi. Nii, USA päevik, kuidas naljast ja sõnast saab kuritegu ja traagilisest roimast sünnib kultus. Traagiline roim. Missugune on koomiline roim siis või? Üks on traagiline, vastand on koomiline, eks ole ju? No traagiline peaks olema see, kus veel mõned, kes ei ole olulised, said paugu ära. Koomiline. Aga mis see naljast saab kuritegu? Mis see nali oli? Kirki tapmisest käib jutt praegu.
tead, siin me peame vaatama Chaplini jalaga tagumiku naljade poole. Aga võib-olla küll. Nii, ja USA's on lahti pääsenud suur sõnavabaduse piiramise laine. Aga mis see oli, kui Donald Trumpil lõigati ära juurdepääs lõustakaustikule ehk fatsepokile ja kogu aeg on Google võtnud, et see ei vasta sellele reeglitele ja see ei vasta sellele reeglitele või nendele reeglitele ja siin te olete, selle me kustutame ära ja siit me üldse bännime teid ehk viskame sellest seltskonnast välja, kuna see ei vasta meie mingisugustele reeglitele või meie mingitele arusaamadele mingitest asjadest. Ja nüüd siis on läinud lahti USA's sõnavabaduse piiramine. Sõnavabaduse piiramisest Euroopas, muide Jerry Vance rääkis sellest Münchenis minu meelest, rääkis väga pikalt, et Euroopas käib tegelikult see sõnavabaduse piiramine üsna usinalt ja erakordselt tõhusalt. Ja nüüd hakatakse meile rääkima, et USA's on see lahti pääsenud. See on huvitav vähemalt. Nii, aga olgu. Kindral Martin Herem, Järvakandi mees, kellele Rail Baltica tähendab nii turvalisust kui ka tulevikku. Ütleb, milline peab olema inimene, kellele tulevikku tähendab Rail Baltica. Muidu tulevikku ei näe, aga kui ma mõtlen Rail Balticale, siis ma mõtlen, et tulevik ikka on olemas küll. Vaata, kuna tegemist on sõjaväelasega ja kuna Rail Baltica on tunnistatud militaarobjektiks nüüd lõpuks viimaks ometi, siis võib-olla on tal mingisuguse veduriülema pagunitega positsioon terendamas või kuidas seda ilusti öelda või... Tulevik tuleb ju nii, sõltumata sellest, kas me siis oleme, meie jaoks on iga järgmine sekund on tulevik, iga järgmine aasta, nii palju kui neid on. No ta jõuabki. Tulevik on minevik, olevik ja tulevik. Aga kui tulevik, Rail Balticat ei ole, siis ei ole tulevikku ka või? Nii. Selle koha peal ei ole. Selle koha peal ei ole, väga hea. Tulevik on mujal siis. Ja Rail Baltica, siis on kõik turvaline. Siis ei tule sul röövelmajja ega keegi ei viisu jalgratast poe eest minema, ega siis on kõik turvaline. Hämmastav. Aga kui on selline on turvalisusest ja tulevikust aru saam, siis kes siin keelata saab? Nii, Vadim Stepa. Tead, kes on Stepa? Keegi ei tea. Onu Stjopat veel. Aga see on kuskilt leitud mingisugune venelane jälle, kes midagi arvab ja aeg-ajalt kirjutab. Ja miks seda avaldatakse? Ilmselt sellest, et täidata, et ka näed, vaata, et siin on niisugune venelane, kes ütleb niimoodi. Demokraatlik venelane. Võib-olla, jah. Alustagem Venemaa teadliku lagundamisega. Missugune see ebateadlik lagundamine on? Nüüd alustagem. Milles see lagundamine seisneb? Kas Stepa on juba esimesed sammud teinud või? Pihta saab hakata vastu propagandaga Eesti naabruses. Lätis, Soomes, kus veel? Tähendab, kust? Kuule, see on Kusitškin 2. See on Kusitškin 2, täpselt niimoodi. Aga olgu, juhtkiri. Keskerakonna ainuvõimu naasmine oleks Tallinnale ja Eestile igati halb. Keskerakonda toetab terve hulk Eesti Vabariigi kodanikke. Vaata, siin ongi see lugu, et tapa kõik teise partei liikmed, siis on õnn õue peal, aga ei ole ju. Ma ei küsi seda absoluutselt sellepärast, et eelistada üht, teist või kolmandat või neljandat või 24. mingit erakonda või valimisliitu. Keskerakonna ainuvõimu naasmine. Muide, see Keskerakonna ainuvõim praeguse taustal näis suhteliselt korrastatud välja. Suhteliselt. Ma olen kaugel sellest, et öelda, et kõik oli jube tore ja jube vahva. Ei, kaugel sellest.
aga see, mis praegu on toimunud, abilinnapeade väljaütlemised, no niisugust nalja küll, no nonsensi paraadi ei ole veel olnud. Aga no nüüd on, aga nii on niisugune ja juhtkiri on selline ja juhtkiri ja seda kirjutab muide ajakirjandusväljaanne. See näitab muide ka seda, et ajakirjandusväljaanne on omale positsiooni valinud, tal on oma lemmikud, tal on oma vastupidi neid, keda tuleb trampida ja seda tehaksegi. Liebe Freund, kas juhtkirja kirjutab üks inimene või kollektiiv? Ma arvan, et üks inimene. Arvestades suundumusi. Ja tal on nii-öelda freeway seda teha. Ja muid loomulikult. Siis tuleb see juhtkiri ilmselt mujalt. Aga mul on sulle veel üks tuleviku, fingaal. Henrik Aavik ütleb meile, Põhja-Tallinna tulevik, jälle tulevik, tead millest see sõltub? No? Linnarongidest ja stroomitrammist. Need hakkavad sõitma ilmselt ühtedel samadel rööbastel. Kes kurat siin nii palju sõitma hakkab? Ei tea. Meil tehakse ju... Tulevik sõltub. Kas on rong või ei ole rong? Ei ole rongi, ei ole tulevikku. Ja kogu lugu stroomitramm on tulevik. Ei ole, tulevikku ei ole. Ja kui trammi natuke aega ei tule graafiku... Siis tulevik lõpeb. Vaata, meie liikluse kohta Soome koomik ütles väga ilusti, et autosid ei ole, ummikud on. New Yorgis autosid on maa ja ilm, ummikuid ei ole. Aga meil need hiigellaiad kergliiklusteed, kurat, võtku langeva iibega riigis. Ega seda räägitakse mingil teisel konverentsil ja teiste rahade eest. Tiit Kruusalu ütleb, väike nipp aga toimib. Kuidas varjuda ründavate droonide eest? Tegemist on ametnikuga, kes tegeleb kriisikeskuses mingite elanike varjumistega. Ja sealt jäi silma, ma ei tea, kuidas seda on välja võimalik mõelda olnud, visku kõhuli ja ole vait. No ja väga hea. Mine viska pikali, ole millegi varjus. Selleks on tööle võetud siis ametnik, kes tegeleb selle väljamõtlemisega. See on aastatuhandeid vana tarkus, et kui sinu poolegi nool lendab. Mine eest ära. Mine eest ära. Või mine puu taha peitu või müüri taha või kuskile või. Milleks need linnused olid? Eks sinna ka müüri taha mindi ju peitu. Kas siis mingite lendavate tõrvatünnide eest või kivide või? Vaata, mul on olnud õnn ja rõõm olla olukordades, kus paanika oli väga lähedal, sest sigimine, sagimine, igasugune tormamine, trügimine, kõva hääle tegemine käis. Ja ma leidsin, et selles olukorras ei ole vaja midagi teha. Vaata, mis juhtuma hakkab ja ma kujutan ette, kui terve maja täis rahvast, ütleme maja, kus ei ole lifti, kõik tormavad trepile, et saada välja, et pääseda keldrisse. Siis tasub vist lihtsalt oodata natuke. Ei, uskumatu. Tead, see tundub üldse, et väga tihti on võetud mingisugune asi, mis on iseenesest mõistetav. Filmis nähtud. Iseenesest mõistetav ja siis on hakatud selle ümber vahtu tekitama. Näiteks, seltsimehed, katsume nüüd homsest ikkagi korralikult õigel ajal tööle tulla. Katsume. See on ju selge see, et inimene võiks õigel ajal tööle tulla. Riigiteenistujatel lisatasu, tulemustasu. Huvitav, riigiteenistuja tegi tööd ja siis tegi tulemuslikult, siis ta saab lisaraha. Aga kui tulemust ei ole, siis saab lihtsalt palka. Just! Nii. No muidugi. Ja tulemus peab olema kellelegi isiklikult kasulik.
nii, tegemist oligi muide Nõmme linnaosa valitsuse kriisi reguleerimise spetsialistiga. Kriis on see, mida tuleb reguleerida, et ta oleks ideaalselt välja timmitud. Kriisi, kuidas me seda reguleerime, no jah, nii. Tsahkna ÜRO Julgeolekunõukogus. Kõigepealt näitas ta seal muide lennuki pilti, fotot. No jah. Ja ütles, et see on screenshot radari pildist. Screenshot radari pildist, see on see ümargune, mis näitab jõnksusid. Ja näitab jõnksusid või näitab täppi või... Konverditud lennukiks. Jah, aga vaata fotot või videot lendavast objektist radar ei näita. No eriti lennukiga sama kõrguse peal. No uskumatu. No võiks enne kelleltki küsida, kuigi tegelikult ÜROs on ennegi selliseid asju tehtud. Porošenko vehkis seal omal ajal mingisuguse auto uksega ja mis väidetavalt olevat ka kellegi puruks lastud ja siis näitas fotosid venelaste tankikolonnidest, pärast tuli välja, et see on hoopis Tšhinvalis 2008 aastal tehtud, 2008. Ja tähendab, kui kindral Powell vehkis mingite katseklaaside, kus pidi olema ilmsesti palju mürki. Ja need lubati kenasti saali, ehk saab kogu pandest lahti. Ja poodi üles ja löödi mättasse 1 miljon ja tsivilisti muide. Ja ei midagi. No see oli ennetav, enne kui nad sõjaväkke läks. Uskumatu, aga meil on välisminister, kelle keelekasutus on jälle järjekordselt niisugune, hakkab nagu imelik, et sa oled sama rahva esindaja, aga nii ta ütles. Tsahkna ÜRO Julgeolekunõukogus. Venemaa jäi isolatsioon. Ma loen maha, ma ei leia. Ma tean, ma näen, et sa loed. Venemaa jäi isolatsiooni. Tsahkna ütles pärast Julgeolekunõukogu istungit Postimehele, et tegemist oli Eesti jaoks ajaloolise sündmusega. Saad aru, nüüd mina tegin. Mina lähen ajalukku. Esimest korda 34 aasta jooksul, mil oleme ÜRO liige, kutsusime ise kokku Julgeolekunõukogu erakorralise istungi, lausis ta. Veel olulisem on, et see toimus nädalal, mil kõik maailma liidrid on New Yorgis. Peaaegu 20 riiki eesotsas Ameerika Ühendriikidega mõistsid Venemaa tegevuse väga selgelt hukka. 20 riiki mõistis hukka. ÜROs on mitu riiki? Need ikka jagub. Ja pealkiri, mida ta ütleb, on Venemaa jäi isolatsiooni. No see on kerge déjà vu, aga no ikkagi. Efektne. Mitu korda rohkem riike ei mõistnud seda hukka. Ei ole vaja tõde selles valguses paista lasta. No aga miks pärast, meil on välisminister, kes võiks selle kõik väga elegantselt ette kanda. Tervelt 20 riik, mitte jäi isolatsiooni, mis asja, pole vaja sellest rääkida. Tõsta esile need, kes su poolt olid ja kes sind toetasid. See on sufti nali. Aga see on abitu tekst lihtsalt ja mitte midagi. Ja see viitab sellele, et Eesti Vabariigil on välisminister, kes väikese koolikogemuse tõttu võib-olla lihtsalt paremaks ei ole suuteline, aga võib-olla. No see on sama hea, kui sa, vaata, see on muidugi väga kole võrdlus, aga põhimõtteliselt niisugune tekst, tead, kui sa astud sita sisse ja tuled tuppa ja ütled, aga ma tõin väetist kaasa. Mul oli üks tuttav, kes oli suurest peret pärit ja siis vanem vend, see oli igavene despoot. See astus ise just nimelt lehmakoogi sisse ja sundis kõik vennad ka sealt läbi astuma. No, see on perekonna ühtsus. Jah, kuidagi niimoodi. Ei ole midagi, et mina üksinda siin plärtsti ja ei sundis väiksemad vennad, kõik need trampisid seal siin. Madis Müller ütleb, laenurahaga majandusele hoo andmise hind saab meile olema kõrge.
see tähendab, aga kõik läheb samas meil paremaks, raha jääb rohkem, aga laenuraha eest. Me oleme tegelikult objektiivselt võtmes, me oleme sisenemas laenukarusselli, kus 200 miljonit maksame aastas ainuüksi võlgade nii-öelda teenindamiseks. See termin on jube vastik. See ei ole võlgade teenindamine, see on protsentide maksmine, ongi kõik. Nii et ja ei lähe kergemaks, sest Laenu sina rahaga. ja mina, me oleme lõpptarbijad, me peame kogu selle värgi kinni maksma. Lugu selles, et selle laenurahaga, mis praegu kokku laenatakse, antakse majandusele hoog sisse. Ei anta. Majandus lüüakse siit üldse välja. Siin võetakse uusi nõunikke tööle ja suur osa läheb jälle selle riigi aparaadi enda täitmatusse makku ja nii see käibki. Majanduse käimajamisest ei ole juttu ka. Siin on mitmed, võiks pikalt rääkida, neid uusi tehnoloogiaid, mida siit oleks võimalik praegu hakata otse kohe mürinal käima kõik läheks. Ei ole keegi huvitatud, ei taha mitte keegi, sest kõikidel on oma mingi positsioon kätte saadud. Muide, kogu neid jutte kuuletas tuleb Hiina ja Lõuna-Korea teadlased muide. Selgitsid välja, et on olemas mingisugune pirn, mis aitab alkoholi mõju hiljem leevendada, ehk siis pohmaka ära võtta, jah. Mingisugune pirniliik on lõppude lõpuks hiinlased ja lõunakorealased välja leiutanud, et on olemas pirn, mida tarvitades võib kõiki neid sündroome, mis kaasnevad liigse pummeldamisega. No see on see kaateri sündroom. Kaater, see on saksakeelne väljend lihtsalt. Jah, et see samane nimetatud kaater, see kaob kui nõiaväel. Tuleb lihtsalt õige pirn võtta, võt niimoodi. Pirni soovitamegi välisministrile, et tekstid edaspidi oleksid selgemad ja soovime talle jõudu. Nii, koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata. Ütle, mida teeb see töökeskkonna spetsialist? Sa lähed, sind on võetud koristajaks tööle, seal on majas on püstak, 2 korrust või 3, 4. Sa võtad kaltsu ja ämbri ja mingit pesuvahendit ja tõmbad koridori üle. Seal jäljed ja mis seal on. Ja mõni on visanud võib-olla mingi koni maha. Harjakarvade normidele vastamine, lapi pindala, vee puhtuse astme määramine mingi jopstükiga. Vee kareduse määramine. Vot just! Vee hilisem utiliseerimine. Kaltsu utiliseerimine, kaltsu kuivatamise protsess. Õhu puhtus. No kõik need asjad. Ja siis see spetsialist keelab sihukeses majas elamise ära. Ja teeb trahvi takka järgi. Ja enne kui ole kõrvaldatud majja tagasi elama tulla ei tohi. Ei, nagu nii ei tohi, aga välja ka ei saa enne ja trahv jookseb. Uskumatu, aga 21 sajand. Kosmoselaevad lendavad ja... Järjest rohkem meenub mulle, mul oli õnn ja rõõm 70ndate keskel osaleda ühes filmigrupis, kus olid sakslased ja ameeriklased ja itaallased ja väga vahva oli ja seal režissöör kasutas nõukogude näitlejate puhul sageli ütlust Pojālusta, tšut-tšut, mala intelligentsia. Väga tore. Nii. Mis siis veel? Konkurentsivõime raport. Konkurentsivõime. Kellega me konkureerime, seda ma ei ole siiamaani aru saanud. Sisemiselt. Meil konkureerivad ju vanaisadega ja polikliinikud, haiglatega ja palgad, ma ei tea, kelle või millega ja nii edasi. Lasteaiad konkureerivad ka kuskil. Nii, aga olgu see konkurentsivõime raport soovitab investeerida juhitavasse elektritootmisse.
elektri tootmine, mis ei ole juhitav, on olemas ka siis. Paneb pauguga börsile otse ja me ei teagi. Riigikogu majanduskomisjoni poolt kokku kutsutud konkurentsivõime eksperdi kogu töö tulemusena valminud raport käsitleb Eesti majanduse tuleviku väljavaateid. Eesti majanduse tuleviku väljavaateid. Vaata, meil on üks niisugune huvitav asi juhtunud, kallid kuulajad, vaatajad, pange tähele. Majandus tihtipeale on asendanud sõna ühiskond. Ühiskonnal võiks hästi minna, ühiskonna väljavaated, meil räägitakse majandusest. No majandus on ka animeeritud, talle on hing antud. Inimesed sellesse süsteemi ei kuulu. Just. Ja selle väljavaat, tähendab, uskuvat, kui seda eksperdid seda juttu ajavad, vaat siis hakkab kõhe. Tead, see kõhe hakkab, sellest saaks õuduka teha, kuidas juba on õhtu, tuba on pime ja siis majandus vaatab laua alt välja. Nii, Tsahknast mulle veel. Eesti, loen jälle maha, ärge arvake. Eesti ei lähe Palestiina tunnustamise lainega kaasa. Tsahkna, tingimused pole täidetud. Mida teeb Eesti? Välisminister Tsahkna sõnas, et valitsus ei aruta praegu Palestiina tunnustamise teemat. Liitusime 2 riigi deklaratsiooniga, kus on väga selge tegevuskava, kuidas 2 riigi lahenduseni jõuda. Aga ei tegele sellega, ütles ta. Et kava hõlmab nii Iisraeli survestamist kui ka Hamasi relvituks tegemist. Et Tsahkna hakkab Iisraeli survestama. Vaata, seda ma tahaks näha. Kas sa kujutad ette puhtteoreetiliselt? No unistus peab olema suur. Kuidas Tsahkna hakkab survestama Iisraeli? Teoreetiliselt, mõtle mingi nipp, no. Simsalabimma brakatabra, no ma ei tea. No kutsub mingi voodoo inseneri appi või? Jaa. Muide, voodoo on ametlik ideoloogia, sa tead kus või? No eks see seal Haiti või? Haiti täpselt ongi. Haiti muide on teine riik Ameerikas, mis iseseisvus. 1804 minu meelest. Vist oli, jah. No vaata siin meil ju ka Slovakkia ütles, et ei, Slovakkia seadus kõigepealt. No võt. Nii et nii survestame ka Venemaad. Meie survestame, aga Venemaa survestame me muide kõvasti. Faktid ei valet, jällegi loen maha. Euroopa täidab talvist gaasivaru odava Venemaa gaasiga, aga eestlased kasu ei saa. Meil on see gaas keelatud. Tsahkna oli see, kes tuli välja sellega, et keelame ära. Tähendab, me ei saa isegi Euroopas võtta, kui Euroopa saab seda Venest. Jah. Perses. See tähendab, me võtame seal, aga need panevad juba hinnas juurde, see on selge ju. Milleks võtta odavalt, kui saab kallilt? See meenutab mulle kunagi 90-ndatel 2 mingit trikkurit said kokku, üks ütles, et vaat mis tore lipp sul on, kust said? No ostsin sealt Harrodsist Inglismaal. $900 maksis. Või 900 naela. Oi, Milanost saab nihukese 3000-ga. Mis sa kõnsin? Ja? See on sama, milleks meil mingit odavat gaasi. Me ostame selle, mis on juba juurdehindlusega ja kõik see. Ja nii muide survestame Venemaad, nii ütleb Tsahkna. Ütleb, kuidas see surve siit Venemaale välja näeb? Kuidas see, kas või teoreetiline võimalus survestada? Ei tule pähe. Mul ka ei tule. Nii, ajalugu, vastupanu võitluse päev. Venelaste survel teise maailmasõjas laiali paisatud rahvas. Vana kommunist kirjutab, endine kommunist. Venelaste survel. No surve! Ei kasahhe ega eestlasi selles pundis ei olnud, ei juute, ei Aserbaidžaane ega kedagi või.
see oli Nõukogude Liit teadupärast, mis see venelane siia puutub? vaata, küsimus on selles, paisati laiali. et lapsed ju hakkavad uskuma seda pehmelt öeldes Eesti nüüd kanda terve see vooduu. Nõukogude Liidu värk nüüd puhtalt venelaste kaela või? Või mismoodi? Me olime ise selle osa ju. ei, meie ei olnud, meie õõnestasime, nii et higipullid otsa ees. Ja seda kirjutab vana kommunist, väga huvitav. No. Noori pole enam võtta, võib-olla, või on. Mati Raidma ütleb, astusime sammu kriisikindlama Eesti suunas. Kriisikindlama Eesti suunas võtsime järjekordse sammu. Viimased aastad on näidanud, et peame oma senist kriisidest valmisoleku süsteemi korrastama. Ja meil on vaja, ja nüüd tuleb ära, lihtsamaid ja selgemaid loogikaid. Et üks loogika, teine loogika, kolmas. Lihtsam loogika, keerulisem loogika. huvitav, mis prokurör ütleb selle peale, kui on palju erinevaid loogikaid? Et ei suuda isegi teoreetiliselt välja mõelda. Tähendab, milleks sellist juttu ajada? Miks ei või öelda, et asume süsteemi korrastama, meil on siit on puudu, siit seda meil ei ole üldse, aga näete, need ja kolmandad asjad oleme suutnud väga hästi korda ajada, nendega pole meil... My dear friend, lihtsast jutust võidakse ju aru saada. Keegi Ivan Lavrentjev teatab. Kuziškin 3. Ta tead, kes Lavrentjev on? Ei tea. Ta on üks huvitav venelane, kes on saanud Pirita linnaosa vanemaks. Tema ütleb, integratsioon on läbi. Oota, aga milleks siis meil mingisugused integratsiooni sihtasutused ja milleks mingisugused miljonid, mis selle peale ikkagi lähevad? See siis on raisatud raha ju, kui tegelikult Lavrentjev teatab, et integratsioon on läbi. Kust võetakse niisugused Lavrentjevid huvitav? Pirita linnaosast ise ütlesid. Ja ta on sinna ilmselt kuskil, ei, ta on ikka Venemaalt tulnud, ma arvan, kuskil. Me ei tohi lasta Keskerakonnal hakata taas tootma endale ideaalseid valijaid, ütleb ta. Katsu nüüd, no võt see nüüd venelane mõtles välja oma keeles ja pani selle, püüdis selle niisuguse rafineeritud eesti keelde ümber panna. Ivan Lavrentjev ütleb, me ei tohi lasta Keskerakonnal hakata taas tootma endale ideaalseid valijaid. Mida see tähendab? Sõnavabaduse totaalset piiramist. Jah. Ja samas jällegi kahtlemata ega ei saa mööda minna ja märkimata jätta täie niisuguse läbipaistvuse huvides, et senisest veelgi tugevamalt ja läbipaistvamalt ja mitmekesisemalt panustades nendesse protsessidesse, mis Pirital parasjagu Lavrentjevi juhatuse all käimas on, kes on selge sõnaga öelnud, et me ei tohi lasta Keskerakonnal hakata taas tootma endale ideaalseid valijaid. Selle asemel peame tegema siis mida? Hakkab ta tootma endale mitte ideaalseid. Vastalisi, mitte ustavaid. Tähendab sellist loba, sõna otseses mõttes loba. Ja seda räägib linnaosa vanem, kes peaks olema ikkagi kuidagi mingilgi tasemel, kellel võiksid olla vähemalt 2 selget mõtet. Ja kui nendest ühegi saab selgelt kuidagi välja öeldud või kirjutatud, siis seal võiks juba saavutus olla. Aga näed, ei tule välja. No, kas seal ei ole siis sisuloojat ja suunamudijat ja mis need on kõik? Selles see lugu ongi. Sinna tuleks tööle võtta nii sisulooja, suunamudija, mõttecoach, kogemuse nõustaja ja siis veel. Elamustega midagi seoses. Elamustreener või ei. Elamusnõustaja või? Elamusehmataja. Elamusehmataja. Elamuse põhjustaja.
see on midagi peenikest. Tuleb ja põhjustab alati mingi elamuse. Jah, vahetame ühe tähe ära ja saame enamuse. Jah. Ole sa tänatud, Andres Raid. No loodame, et mingisugune mõte kellelgi pähe tuli ja vaatab võib-olla mõnda plakatit natuke teistsuguse pilguga. Juba saavutus. Ma pean kihla, et paljudel selle koha peal, kuhu said mõtted tekkida, tõusid juuksekarvad püsti. Nii ilus, nagu oleks särtsu saanud. Aga aitäh, Andres Raid ja aitäh kõik toetajad. Praegusel ajal on teie toetust eriti hirmsasti vaja. Aga meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.